Võro, oma ja hää. Nii. Restorani sildil istub kana, keda maaler kukeks kavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia tulla tihti tavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia tulla tihti tavatseis. La 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 la. Nii, tere lapsed taas. Nii. Juss, kas sa tead, mis pühad on varsti tulemas? Vist on munapühad. Just. Ja mis munade pühadel tehakse? Kas te teate, mis tehakse? Kas sina tead? Mune värvitakse siis. Kas teie olete kodus mune värvinud juba? Ei ole veel. Vot, siis on õige aeg kõigil meil kätt harjutada, sellepärast, et kui see päev kätte tuleb, siis kodus on juba palju kindlam mune värvida. Ja meil on siin sellised mitut sorti mune keedetud juba, et meil on sellised pruunid munad, mis saatis mulle vanaema maalt, pruuni kanamunad, siis on sellised valged, suured munad, mis nagu ei oleks kanamunad, aga tegelikult ikka on. Ja siis on tibatillukesed vutimunad. Ja vaata, ma olen nii osav juba olnud, et vaata, kui hästi ma need olen ära värvida suutnud. Ja päris kenad, eks ole ju. Kas vutt on ka kana? No ta on lind, ütleme siis nii. Ja tegelikult on niimoodi, et ma tahtsin natukene haneks tõmmata, et vutimunadega on selline lugu, et sellised munad ongi täpselt niimoodi müügil, ehk siis vutt munebki ainult selliseid kirjult mune. Ja neid ei pea tegelikult üldse värvima või siis, kui on soovi, natukene ainult täiendama. Nii, ja neil on siin hulk erinevaid pliiatseid ja ma teen teile kõigile ettepaneku, et me võiksime, kuna munade püha seostatakse ka jänkude pühaga, siis me võiksime täna kõik proovida joonistada jänkut ehk jänkujussi siia muna peal. Nii, ma annan sulle muna, niimoodi, annan sulle ka muna. Sina tahad ka? No sina saad ka. Siis annan sulle muna ja sulle ka ühe muna. Niimoodi. Ja vaata nüüd, siin on nii palju erinevaid värve, et me võime vabalt valida, millise värviga me seda jänkujussi teha tahame. Mis värvi see jänkujuss on meil üldse? Sinine. Sinine on jänkujuss. Kas me teeme sinise jänkujussi või teeme mingit muud värvi? Jaa, muud värvi teeme ka, eks ole, muidugi, sest tal on need suu on punane ja tal on särg punane ja tal on põll on roheline ees ja nii edasi. Nüüd võtame siis kanamuna ja võta siis ka, mis värvi pliiatsid sina tahad? Mina teen Johanna. Võtad selle, no võta see. Niimoodi, võta sina ka pliiats. Võta. Niimoodi. Aika hea, sina ka võtad pliiats. Ja kui te jänkujussi ei taha joonistada, siis joonistage lilli või liblikaid või mida te ka soovite. Mina proovin, kas mul tuleb jänkujuss, ma pean siis vaatama niimoodi jänkujussi näkku. Tegin ka jänkujuss. Vaata, sa võid teisi värve ka kasutada ju sinna. Nii, et tavaliste pliiatsitega siia muna peale joonistamine, see on väga lihtne. Et muidugi võib ka viltpliiatseid kasutada, võib ka munavärve kasutada, aga tavaliselt, oi kui ilus. Keda sa joonistad? Kes see on? Kes see on? See on jänkujussi joonistatud. Väga ilus tuleb see. Aga võtad teisi värve ka või? Väga lahe. Et öeldakse küll, et toitudega ei mängita,
aga vot see lihavõtte püha on küll selline aeg, kus võib siis natukene toiduga ka, ehk siis just kanamunadega värvida. Seda enam, et me pärast ju sööme nad ikkagi ära, eks ole? No Juss, hakkab sinul ka valmis saama või? Teed veel muru ka ja siis ongi. Muru teed muna peale? Siis on juba kevad hakkab tulema. Ja loomulikult aprilli lõpp, see on juba hakkab rohetama. Väga tore. See on tõesti väga ilus jänkujussine pisikene. Jänkujuss ise ka pisike ju. No nii. Sinul on ka valmis või? Mina sain valmis. Tubli. Vägagi. Sina joonus ka ära. Mina joon. No nii, meie jääme siia nüüd edasi värvima ja joonistama ja kindlasti veel lisaks ühele munale võtame teisegi ette, aga see oli lihtsalt väike idee, mida siis kõik koos kogu perega ette võtta ja teha just lihavõtete ajal. Nii et kõike head nägemiseni. Restorani sildil istub kana, keda maaler kukeks kavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana.